tere tulemast karbipüügivõistlusele 19. september, alguse ajaga 13.00 kuni 18.00 püüame siis karpkala sellisel vahval erajärvel Sultsi kandis ja püüame siis kala maisiga ja õngelatiga ja korgi ja tina ja kõige muuga. Viskame hopsti sisse, bioga maisi söödaks ja jääme ootama. Minu esimene karpkala siis püütakse just sellelt järvelt, nagu teilgi, paljudel, kes pole veel karpkala püüdnud. Selle järve sügavus on siis 4–5 meetrit ja väga puhas vesi, kuna on tegemist siis tehisjärvega. Järve põhi on siis kaetud sünteetilise materjaliga, mis laseb allikaid läbi ja vetikatel mitte vohada. Ja samamoodi siis on peale jooksev vesi, mis hoiab siis seda karbiliha ka värskena. Et siis täna siis minul kahva kaasas ei ole, proovime saada kala ilma kahvata kätte. Teil, kallid sõbrad, kui tulete, olgu kaasas kahv, purk magusat maisi ja sump, kus kala hoida. Ja ongi esimene võte käes, laseme tal süüa, läheb. Ja kui on kork vee alla kadunud, siis muidugi jaagime. Nagu karpki mekib ja siis juba teeb sööstu. Ja tundub vist nüüd, et tuleb sööst ja ongi hetk haakimiseks. Paistab, et on konksu suu haaranud ja läheb sõiduks. Nii, ja läheb. Ja ongi haakimine. Ja näete, sidur käib, kala sõidab. Nii, laseme minna, proovib heitesse minna. Aga nüüd on vaja, sõbrad, varuda kannatust. Tegemist on päris korraliku kalaga. Ja seda mõnu just saate tunda siin 19. septembril. Registreerimine lõpeb meil siis 15. septembril ära, nii et kiirustage, et sellist naudingut väga tihti kindlasti kalal olles tunda ei saa. Ja laseme talle siin natukene veel sõita, et mitte teda ära vigastada. Lasta ta uuesti kasvama siia, siis peab meil olema piisavalt aega, et mitte jõuga üle pea õnge kerides ja välja me seda kalasest võtta ei saa. Muidu vastasel juhul need kalad saavad liiga palju vatti meil siin ja ei jää siis püsima. Nii, nüüd oleme kala saanud peaaegu kaldasse. Anname natukene siit tamiili järgi, siis on parem meil seda siin nüüd võtta. Tuleme siis käega appi. Korralik poiss. Vaatame. Teil, kallid sõbrad, on hea võtta kaasa ka selline abivahend, kellel on sellised väiksed tangid või siis selline konksu vabastaja, et mitte tal teha ülemääraselt siis haiget. Nii olemegi vähese vaevaga kätte saanud selle ja kaalume ära ka siis kala kiirelt. Saaba uimet nina otsani 45 senti. Paneme kotti ja kaalume ära. Huvi pärast vaatame, kui palju siis selline esimene karpkala meil õnnestus tabada. No kilo 400 ütleme. Ja mis muud, oleme skoori kirja saanud. Vabastame kala. Sinuga, kallid sõbrad, kohtume juba 19. septembril siinsamas järves.